Dieet on nüüd mul mõned nädalad käinud, siiani on enesetunne väga hea, kuid on ka ette tulnud esimesed paar raskemat päeva. Kui varem oli mu kaloraaž selline 3500, siis nüüd me oleme langetanud selle 3000 peale ning just siis selle muutuse hetkel tulid ka esimesed raskemad päevad, kus ma tundsin rohkem sellist nälga, aga kuna mul olid ka rasked tööpäevad, siis ilmselt eks nad on omavahel seotud. Ja ma tahaks uskuda, et nüüd, kui ma mõned päevad selle uue kaloraažiga veel olen, keha harjub sellega ära ja enam varsti ei ole midagi nii hullu. Nende esimeste näljasemate hetkedega tulid ka meelde siis võib-olla vanad hooajad, kus oli vaimselt päris raskeid hetki. Nimelt see on 3. hooaeg, kus ma siis lavale lähen, kuid tegelikult 4. hooaeg, milleks ma olen valmistunud. Ja ühe neist ma jätsin siis tervislikel põhjustel lihtsalt pooleli. Selle ühe hooaja, mis ma pooleli jätsin, selle ma tegin siis mingil määral ilma treenerita, mis tegi asja kindlasti palju raskemaks. Et ma ise sättisin enda toitumist, enda trenne, millega ma muidu sain ilusasti hakkama, kuid see hetk, kui asi läheb reaalselt raskeks ja võib-olla nälg kätte jõuab, siis on päris raske ise neid otsuseid vastu võtta. Ja sealt ilmselt mul siis murekoht sisse tuligi. Nimelt see hooaeg, mille ma pooleli jätsin, siis paar kuud enne võistlusi oli mu vorm juba liiga kuiv. Ehk siis ma olin dieediga liiga agressiivselt peale lennanud ja keha oli sellest päris läbi põlenud. Ning seetõttu tekkisid mul meeletud isud, mis ka muidugi teistel hooaegadel on tulnud, kuid sellel puhul oli see palju, kontrollimatum. Ja eks ma olin siis võib-olla niisama ka füüsiliselt ja vaimselt omadega läbi ja ma andsin neile isudele siis ka järgi. Nimelt siis kuu ennem võistlusi tekkis mul selliseid päevi, kus ma lihtsalt sõin ennast lolliks. Ma ei saanud seda piiri ette, ma läksingi öösel Prismasse, ostsin endale kotitäie igast mantši, krõpsu, kommi, kooki ja sõin lihtsalt nii palju, et mul reaalselt oli ülivalus kõhus. Ja ma mõtlesin paaril õhtul, et ma kutsun endale kiirabi, sest tõesti, mul oli nii valus, see tunne ei läinud üle, kuid ma lihtsalt ei suutnud söömist peatada. Ehk siis ma sain aru, et vaimselt see asi on natukene üle piiri läinud ja seetõttu ma pidin ka selle hooaja pooleli jätma. Kuid oleks olnud vaid üks õhtu, kus see niimoodi juhtus, siis ei. Nimelt oligi, et näiteks ühel õhtul ma sõin ennast üle, siis ma otsustasin, et okei, ma pean selle kõik tasa ju tegema, mis ma üle sõin. Nädal aega ma võtsin enda kalorid eriti madalaks, mis ajas ju omakorda keha veel rohkem segadusse. Ja siis näiteks nädal aega hiljem juhtus täpselt sama asi. Tellisin endale Woltist ja Boltist lihtsalt, ma ei tea, 100 euro eest igalt poolt süüa, nii et ma ei jõudnud reaalselt seda ära süüa, kuid kehal lihtsalt see näljahormoon on puudu või ei ole siis nii tundlik ja sellel hetkel sa ei taju, kunas sul kõht reaalselt täis saab. Ehk siis ma sõin ennast jälle korralikult üle ja jälle oli sama olukord. Ma mõtlesin, kas ma reaalselt kutsun endale kiirabi või mitte. Kuid peale seda teist korda ma õnneks võtsin mõistuse pähe ja otsustasin, et ma jätan selle hooaja pooleli. Vorm oli küll hea, ilmselt sain liiga vara vormiga valmis, kuid eks nendest vigadest tuleb õppida ja nüüd need järgnevad hooajad on tänu sellele siis loodetavasti kergemad ja ma suudan ka mõistlikumalt enda isusi ja tundeid hinnata. Kuid lisaks sellele vaimsele ja füüsilisele pingutusele leian ka ma, et see tulemuste saavutamine või tulemuste hindamine on teinekord siin spordis päris subjektiivne. Kui varem mulle meeldis väga võistelda jooksmises, sõudmises, nagu ma maininud olen, siis seal oli selles mõttes lihtne ja loogiline. Kes esimesena üle finišijoone saab, see on ka võitja. Kulturismis on see natuke teistmoodi. Et siin on küll olemas kindlad hindamiskriteeriumid, kuid niisama pilguga lavale vaadates sa kunagi ei oska täpselt öelda, kes neist võib-olla võita võib. Kuna siin on nii palju erinevaid faktoreid, mis siin seda rolli mängivad. Üks asi, mida hinnatakse, on siis lihasmass, mida me kõik siin usinalt treenime, kuid lisaks sellele hinnatakse ka sümmeetrilisust, kuivust, näiteks poseerimist, sellist lavalist liikumist, et kõik need pisiasjad mängivad siin rolli ja vastavalt sellele tuleb ka see tulemus. Ehk siis alati ei ole nii lihtne ja loogiline, et üks mees on suurem, tema on võitja. Et siin võib päris keeruline olla hinnata neid reaalseid tulemusi. Ehk siis jällegi tuua võrdlus selle sama jooksmisega näiteks, kus ma ka kusjuures usinalt võistelnud olen, et olen olnud näiteks poolmaratonil noorte seas esikohal, olen erinevaid rahvajookse võitnud ning ka siis näiteks Eesti ekstreemjooksu Eesti meister olen siin ühel aastal olnud. Ehk siis seal oligi lihtne ja loogiline, mis siis, et keegi teine must võib-olla muidu kiirem on, siis sellel päeval olin mina see, kes esimesena üle finišijoone sai ja seetõttu ka võitsin selle võistluse. Ehk siis teinekord ongi see vaimselt päris raske, kuna sa võid lava taga kõiki vaadata, kuid sa kunagi ei tea, kes kellest parem on.
Ehk siis kogu selle sama teema tõttu on ka siin spordis väga levinud siis see body dysmorphia või siis lihtsalt see, et ei suudata reaalselt hinnata enda käesolevat vormi. Et ka, eks ka minu enda puhul üks päev tundub, et ma olen Kreeka jumal, mul on selline vorm, järgmine päev tundub vastupidi, et niisugune tunne, et ma pole kunagi trenni teinud. Ehk siis võta näpust, mis see reaalne õigus on, aga eks see teistega võrdlemine ja enda keha vormi ajamine tekitabki teinekord selle emotsiooni. Aga mis teha, tuleb jääda realistlikuks ja lihtsalt kaine mõistusega vaadata seda kõike ning teinekord lastagi võib-olla siis kellelgi kõrvalt teise pilguga su vorm üle vaadata, et mitte ainult siis enda pähe kinni jääda. Kuid korra jätame selle vormide võrdlemise ja kogu selle vaimse poole kõrvale. Täna ma olen tulnud siia rappa, et lihtsalt natukene enda samme koguda, kuna üks väga suur osa mu dieedist on just siis see aktiivsuse tõstmine. Ja siin on päris mitu viisi. Üks variant on lihtsalt teha rohkem kardiot, mida ma ka siin nädalas 2-3 korda teen, kuid teine variant on siis just siis liikumine või sammude arvu tõstmine. Ja kuna ma ei viitsi alati enda kodu ümber tiirutada ja kõige kergem viis kaloreid kulutada on just siis sama jalutamine, siis ma hästi tihti käingi kuskil ringi, tulin näiteks täna siia rappa, kuna siis on palju põnevam jalutada. Kui sul on midagi huvitavat vaadata, siis see sammude tegemine läheb pigem muu seas. Nii et ka kõigil teil, kellel võib-olla eesmärk on kaalu langetada või vormi hoida, siis lihtsalt leidke endal mingi huvitav asukoht, minge jalutage, veetke sõpradega aega, et see muudab selle kogu protsessi palju kergemaks. Kes aga jalutama ei viitsi minna, siis neid aktiivsusviise on ju tegelikult tohutult. Minge ujuma, minge shoppama, minge niike muru, et kuidagi enda aktiivsus ikka täis saate. Mina lihtsalt kombineerin neid kõiki omivahel. Kell on kuskil 8 hommikul ja mida paremat nii vara hommikul teha kui üks korralik jalapäev. Ja täna on üks neist päevadest, kus ma teen seda koos enda treeneriga. Nii et kütus sisse ja ma arvan, et paari tunni pärast ma enam nii energiline ei ole, nii et vaatame, kuidas minema hakkab. Sweepid. Just up. Up. 1, 2. Squeeze üles. Squeeze üles. Squeeze üles. 3. Kähu. Good. Üks ei viska tõsta. Kaldu käest ette poole. Up. Squeeze. 3, 2, 1. Squeeze. 3, 2, 1. Up. Kaheksa känning. Paneme kümpad. Ei, 15 ja siis paneme kümpad. Palju sa veel panid? 10 või? Ma panin 15 ja 10. Vahepeale saame arvutatud, palju kokku peal läheb. 6 ja 2. Okay. 3, 2, 1. Up. 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 Kurat kerge. Paneme juurde teada. 3 veel. 2 veel. 1 veel. Võib-olla mitte. Kaamel on kohe pluss 10 juurde. Easy. Up. 2. Up. 1 veel. Push. Ilus. Väga. No. Võib samaga viimase vahetada. Õige. Korra tõmban hinge. Ma pean rääkima hoidma, siis ma saan kauem puhata. Kui ma sinu juurde tulin kõigepealt, siis mis sa vaatasid, et mis hästi, mis halvasti üldse oli? Jalad olid väga võimsad. Okay. See oli nagu 90% su isiksusest. Jalad. Ei, selg, jalad, käed, rind, ülakehal nagu ei olnud ühti puudulikku kohta ja kõik kohad oleks võinud paremad olla. Posing oli süke, et võiks olla parem. Yeah. Ja siis ongi, paime hästi palju rõhkus ülakehale.
splitid olid ka minu suht niimoodi meil ju, et me mingi hetk alakeha täielikult ei teinud. Me ei saa kõiki korra keskenduda. Sa ei saa ühe perse 2 hobust sõita, vaata. Seda küll. Ja see ongi see, et okei, mis on põhiprioriteet, davai, selg. Teeme üks kava selga. Kas selg on nagu up to date? Okei, selg on paigas. Davai, mis on järgmine? Teeme õlga. Ja see ongi, me saame kõik kohad nagu ära teha. Op. 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 Easy. Liigub. Op. 2. Op. 1. Liigub. Viima. Op. Push. Hästi. Treeneriga vähemalt see hea, et võtab ise raskused maha, ma saan puhata natuke. Mind sa oled siin nüüd 9 kuud järjest kiusanud, aga kui pikalt sa üldse siis treeneritööga tegelenud oled siit nüüd juba? Alustasin treeneritööga, kui ma olin 17. Praegu oled igati rahul enda tööga ja on hästi. Eks ongi see, et eelnevalt treeneritöösse põhiteema oli see, et tavainimesed olid. Et nii-öelda see kliendi kvaliteet on hästi madal, et oligi see, et jõge väike koht ka, et käisid, kes käisid, on ju. Muidugi tore, et üldse inimesed käivad, aga näiteks praegu ma tunnen, et hästi suur vahe on nagu motivatsioonis on see, et kuna ise kogu aeg level up'id treeneri, siis ka nagu su kliendi level up'id, et kui ma alustasin 2024, mul oligi a la pereemad, tavainimesed, üks kuu käisid, siis kadus ära, üks kuu käisid, kadus ära, midagi teinud, toitumist jälginud. Nüüd ongi see, et ma tegelen tippsportlastega, prepin teid mingi euroopakateks, siis ma on teised võistlejad, siis ma on fighterid, kel on mingi, ma ei tea, maailmameistlik, mis iganes. Et ongi, et see sportlaste kaliiber ja mäng on täiesti teine, et see on nagu enda kogu motivatsioon kõrge. Rohkem tahtmist trenni anda, kui näed, et klient ka tahab seda. Süva näitus, op, ei viska, pigista, op, boom, op, boom, easy, op, boom, op, 10 veel, op, 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 7 veel, op, 6, op, 5, liigub, op, 4, op, 3, op, 2, op, 1 veel, hoia, pigista, hästi, labo. Get fucked, motherfucker. Ilma treenerita on kergem, sa peab pingutama nii palju. Lisaks treenerina sa oled ju sportlane ka, et sul just oli siin võistlushooaeg, kuidas sul see üldse läks? Eestis võitsin absoluudi ja kõik, ütle nii, et terve Eesti mensisi koorekiht, eks kõik vennad, kes on kunagi meie saavutanud, olid see kohal. See on ju, tundub päris korralik tulema. See oli okei, jah. Siis oli Saksa, seal ma olin 6. Feedback või siis see, et liiga suur on ju selle line-up jaoks. Liiga suur olla. Keskmine mensisiigi poiss oli laval kuskil 85, 90 kanti, ma olin 98 on ju. Okei. Rootsis esimene päev ma olin 2. See oli ka süüke, ma oleksin veel paremaks. Nagu siis ma tegingi teiseks päevaks ja tegin kõik paremaks. Ja teine päev siis ma olin esimene, teine, aga siis ma sain siis klahvi. Sest läks nügimiseks ja siis see nügimine on süüke, kuidas ma ütlen, kes ja kuida tõlgendab, et mina ütleks, et ma olen otse meie valesti teinud, aga juhus nende kohtunike jaoks tegin. See on jah täpselt tõlgendamise küsimus. Mis see võistlus siis teha? Okei, et ma peaksin hamba kaitsmetega lavale minema igaks juhuks. Paha ei teinud. Ta-da-da-da, pinge. Ta-da-da-da-da, pinge, viisab. Just up, op, op, puus taha, op, üks veel, liigu, op, ilus, op, op. Lisaks sellele, et sa siin enda kliente kiusad trennis nii nagu mind ja et sa ise võistelnud oled sa mingi spordiga veel tegelenud, kas või nooremana või varem? Ma alustasin street workoutiga. Siis ma tegin seda kokku 5 aastat vist, siis ma olen võistelnud ka maadluses, sampomis, MMA-s, teinud boksi, teinud muid taid, teinud jitsi, seal võistlesin ka, kergejõustikus on võistelnud.
Kossuvel mänginud. Okay. Sama jõstanud, sama sitt. Okay. Lühike poiss on ju. Midagi on veel teinud kindlasti. Aga kaskadööri on olnud. Okei, et need eelmised vähe oleks siis, äkki kaskadööri ots ka siia vahele, okei. Multitalent. Üks aasta käisin muusikakoolis, mängisin kitarriga. Okay. Aga seda ma ka ei osanud. Paksud näpud võtta. Ma ei julge talle ei öelda trennis pärast, see on mingi Aagi kirja. Juba ei jaks. Ära, situ, läheb. Isa. 4 veel. 3 veel. Push. 1 veel. Tuleb. Op. Squeeze. Lõppe väga. Nice. Väike salanipp teile, et treener saab pistist pakkuda, et siis saab äkki paar kilo kergema raskusega teha ka. Et sa oled ise siin nüüd aastaid saalis juba treener olnud, aga kuidas sa seda näed, et kuidas hetkel siis see steroidi kasutus siin, ütleme, Eesti jõusaalides on, et kas see on pigem populaarne või tuntakse huvi selle vastu? Nüüd ütleme nii, spordisiseselt on see, et meil on 2 põhiliitu Eesti, meil on NPC ja see IFBB on ju. Kõik eeldavad, et ma ei tea, keegi on NPC-st, ta raudselt võtab, tegelikult ei ole, meil on NPC Natural, et mina ütleks, et NPC Natural on tihti puhtam kui IFBB nagu üldiselt. Olgem ausalt, tippkulturism ja steroidi käivad suht kokku, meie pole teha, mis see salata on ju. Aga saalis, kui niimoodi on see, et ma ütleks, et ma olin suht šokeeritud, kui ma nagu muutusin sel teemal teadlikumaks, sest nii palju vendi, kes võtavad, sa vaatad neile peale, sa ei saaks arugi. Vaata mingi õllega hõugri pereisad, kuule, ma võtan seda. Mingi noorek ja vaatad duširuumis, kui selgi on vähem mädaneb otsas. Mis räägivad sulle, et kuule, ma võtan seda, et mis sa sellest arvad. Ma esiteks, mis sa minult küsid, et ma nagu elu sees ei ütleks selle kohta midagi. Ja teiseks on see, et mina alati ütlen inimeste seda, kui keegi küsib, et kas ma peaksin kasutama. Ma ütlen seda, et kui sa ei ole enne võistelnud, siis võistle mingi 3-4 aastat puhtalt. Vaata, kas üldse on potentsiaalis, kui see on ülisitt geneetika, ega need ained see paremaks ei tee. Mina ei reaalselt 9 aastat tegin puhtalt sporti, enne kui ma üldse läksin peale. Aga mõne vennad on lihtsalt see, et esimene päev jõusaalis kohe oli, mida ma saan võtta. Et aga see ongi, sealt on igasugused tagajärjed. Tervisemured ja kõik muu. Eks te ole selle spordiala miinused natuke, et sa saad kontrollida ainult enda vormi, ega sa ei tea tegelikult, mis teised seal enda treeningsaalides teevad, aga me anname parima, teeme hea vormi vähemalt ja ehk on lootus ka mõnedele võib-olla mitte ausatele ära teha siis. No ma olen ise korduvalt võitnud vendi, kes on ainete peal olnud, et ongi, et lootust on tegelikult. Hea naturaal võidab alati sitta keemikut. Nagu ma juba varem rääkinud olen, siis vorm tehakse ikkagi köögis ja siin ma täna jälle olen. Ma näitan teile, milline näeb välja minu nädala ostukorv. Ja ma võin juba öelda saladuskatte all, et suurem osa sellest koosneb lihast ja kui ma ütlen suurem osa, siis ma reaalselt mõtlen suurem osa. Ma ütlesin just trenne andmast koju ja ma ütlen ausalt, ma olen täiesti läbi omadega.